tere, minu nimi on Karmela ja teen siis täna sellise väikse sissejuhatuse joogasse. Räägin alguses natukene tehnikast ja siis pärast teeme koos ka sellise väikse kava. Tutvustan teile siis vinyasa joogat ja tänaseks teeme siis pärast päiksetervitus A. Päiksetervitus A on selline üpris klassikaline jooga alustamise moodus, et seda väga sarnast liikumist kasutavad ka näiteks Ashtanga jooga ja Hatha jooga. Aga hakkame siis otsast pihta. Ja veel, et kui sa oled juba kogenud joogataja, siis sa võid selle esimese tehnika osa edasi kerida ja liituda minuga juba siis, kui hakkame kava tegema. Nii, aga jooga sellised päiksetervitus A ja tegelikult jooga kasutab väga neid sarnast asendit ehk siis vinyasat ka väga paljude asendite vahel. Ehk siis mingit pidi võib seda asendite seeriat kutsuda ka siis selliseks jooga põhialuseks. Ja alustame siis allavaatavast koerast. Allavaatavast koerast, mis siis on oluline? Peopesad on sul tugevasti vastu matti, sõrmed on harali. Lükkad siit õlgade vahelt ennast üles, lükkab puus üles lõkke. Ja siis vaikselt mõtled sa siit kõverdad natuke jalad ja lükkad siit kõhu vastu reisi ja kannad on tõstetud. Et kui sa ei ole varem allavaatavat koera teinud, siis võib-olla see asend ongi sul siin alguses täitsa paras. Kui sul on siin hea säärelihaste paindumus, võib-olla oled varem teinud, võid siit lükata selja sirgeks, jalad sirgemaks ja võib-olla lükkad kannad mati poole või saad tuua kannad täitsa mati peale välja. Et see kindlasti ei ole eesmärk, et kannad peavad olema mati peal, vaid kui sa tood kannad matile, siis sa jälgid, et sa ei hakka seda kompenseerima seljast. Ehk siis sul ei tohi tekkida seda olekut, et sul hakkab siia niimoodi, et sul hakkab tulema raskus ette ja su selg ei ole enam sirutatud. Sel juhul su säärelihas annab küll nii-öelda vähem tunda, aga see asend ise läheb nagu tehniliselt paigast ära. Ehk siis alati esimese haaga peab olema siit selg sirutatud, naba seest puus laes ja kui siit on kõik paigas ja tunned, et on rohkem ruumi minna, siis võid lükata kandasid mati poole. Ega see on väga palju harjutamisest kinni. Kui sa alles joogaga alustad, siis see on väga tavapärane, et võib-olla kannad sul kaugemale ei lähegi, aga peale juba võib-olla mõnekuist praktiseerimist näed, et kannad lähevad oluliselt kaugemale. Siis järgmine asend on siis toeng ja toengust alla minek. Toeng on selline täitsa klassikaline, nagu meil see planku väljakutse siin oli, et on samasugune plank. Siis esimene variant, põlved mati, puusa lased alla ja püsid siin. Hoiad kõhulihase tugeva, et selg on hoitud või siis püsid päris siin üleval. Et see siis teine variant. Kui sa nüüd hakkad siit minema alla, siis jälle kõige lihtsam põlved mati peal ja tuled siit kätte kõverdus ja tuled siit otse päris tõhas mati peale. Siit edasi lükkad ennast siit poole peale ülesse, beebikobra ja surud avaluud selja peal kokku. Nii, et siis siit kõige lihtsam variant, põlved matil ja tuled siit käte kõverdus mati peale välja ja lükkad ennast siit poole peale ülesse, beebikobra asend. Nüüd järgmine variant, põlved matil, tuled siit jälle täitsa mati peale alla välja, aga seekord lükkad ennast natuke rohkem üles, nii et sul alakõht jääb veel mati peale, aga samal ajal hoiad ennast siin käte jõuga ja selle asendi nimi on siis kobra. Ja see on seljale juba oluliselt intensiivsem asend, et kui seal on seljal siin liiga selline tugev pinge, siis tuleb pigem tagasi allapoole. Nüüd, mis see ülesvaatav koer siis siin veel on? Ülesvaatavat koera saab teha ka nii, et sul on põlved mati peal, et sa tuled siit alla, jääd näiteks siia poole peale, et sul kõht jääb mati pealt üles ja siis lükkad ennast siit üles, nii et sul puus tuleb mati pealt lahti. Ehk siis ülesvaatav koer ei pea alati olema see, et sul on jalad siin täiesti tõstetud, nagu tihti segi aetakse,
vaid ülesvaatav koer on juba siis, kui sul on puussid mati pealt üles tõstetud. Niisiis, näitan ära siis ka selle kõige raskema variandi. Kui sul on põlved mati pealt üleval, sa tuled sinna alla pooltoeng, nii et sul õlg jääb matiga paralleeli ja siis lükkad ennast siit käte vahelt välja, nii et jalgu siis vahepeal üldse mati peale ei too. Nii, need on võib-olla need kõige sellised raskemad asendid, aga mis siit saab edasi? Edasi, kui sa oled siin mati eesotsas, on meil lauaasend. Lauaasendis sa tood käed siia säärtele põlvede alla ja eesmärk on lükata selg sirgeks. Nii et sa tõmbad siit hopsti kõht sisse. Jalalihased annavad siin kindlasti mõnusad tunde, et kui tunned pinge liiga suur, võta jalgadele väike painutus sisse. Ja mõtle, et keegi nagu sikutab siit pealae pealt, et sul on kael pikk sirutatud, kõhulihas aktiveeritud. Et võid mõelda, et kui keegi paneb sulle veeklaasi praegu siia selja peale, siis see veeklaas jääb sinna ilusti püsti püsima ja ei kuku alla. Mida on joogas palju? On meil ettepainutused. Eriti, kui sul on siit jala tagaosad kinni, on seda võib-olla päris raske teha. Seega kõige lihtsam on, et jälle natuke kõverdad põlved ja mõtle, et sa tahad tuua kõhu vastu reisi. Ja siit lased ennast rippama, et käed ei pea ulatuma matile, et see asend läheb juba sellest nii-öelda tehnikast eemale ja välja. Pigem on sul jalad natuke kõverdatud ja siit siis lased ennast ette rippuma. Ja kui tunned, et jalad lasevad kaugemale minna, siis vaikselt viia jalgu sirgeks, aga proovid hoida kõhu vastu reisi. Ülakeha on lõdvestunud, pea ja kael on vabad. Võid mõelda, et tood lõuga natukene siia rinna suunas, et sul tunned, et siin kael ei oleks pinges. Nii, aga siis hakkamegi meie väikse sellise kavaga pihta. Tuleb panema meile muusika ka taustaks. Et seti ennast mati peal mugavalt sisse. Ja tundi alustame siis tavaliselt sellise väikse soojendusega. Leia endale siis selline mõnus mugav, kas siis rätsepaiste, võid tõtta jala enda ette, võib-olla tood jala siia üles reiele. Toeta käed jalgadele. Kui sa tunned, et sa tahad täna energiat juurde, jäta peopesad üles lakke. Või tunned, et sa tahad täna mahandada ennast, siis toeta peopesad siia põlvedele. Sulge silmad. Ja kui sul on suletud silmadega ebamugav, siis võid hoida pilgu enda ees põrandal. Ja too tähelepanu hingamisele. Hinga rahulikult nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Ja mõtle, et iga hingetõmbega sa tood ennast kohale siia, sellesse hetke. Jäta kõrvale kõik muud mõtted, mis võib-olla praegu kipuvad peas ringi tormama. Too tähelepanu oma kehale. Lihtsalt tunneta, mida su keha praegu tunneb. Võid viia hingamist teadlikult sügavamaks, rahulikumaks. Vinyasa jooga nagu ka mitmed teised joogastiilid kasutavad ujjayi hingamist, et kui see on sulle tuttav, siis võid sellega kohe kaasa tulla. Aga ujjayi hingamine, mida kutsutakse ka ookeani hingamiseks, on siis see, kui sa hingad rahulikult nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Aga sisse hingates sa hingad justkui siia kurgu taossa ja välja hingates nagu natuke takistad hingamist, nii et su häälde
selline mõnus laineid meenutav kohin. Ära karda kuulata oma häält. Selline pikk ühtlane hingamine aitab sul eriti just rasketel hetkedel hakkama saada. Selline hingamine justkui masseerib kõiki siseorganeid. Ja loesid koos ühise hingamisrütmi. Ma loen 5 peale, kui hingame sisse ja 5 peale, kui hingame välja. Ja tuled minuga kaasa, hingad sisse 2, 3, 4, 5 ja välja 2, 3, 4, 5. Uuesti hingad sisse 2, 3, 4, 5 ja välja 2, 3, 4, 5. Jätka sarnast hingamisrütmi terve tunni jooksul. Kui olid silmad suletud, siis ava uuesti silmad, vabasta jalad ja tule siit põlved keha all, jalgade vahel selline mõnus puusade laiune hark. Käed toetuvad mugavalt õlgade alla ja paneme siit natukene selja tööle. Too selg siit nõgusaks, natukene käte vahelt läbi, kui kahel lubab võid viia pilku lakke. Ja siis vastu asend, too selja siit kuumeraks ja lased peal libiseda käte vahele. Tuleb koos hingamisega sisse hingates too selg nõgusaks ja rind siit natuke käte vahelt läbi. Ja välja hingates kuumer selg pea käte vahel. Tulesin veel paar korda. Jätta selg tagasi sirgeks, varbad endale, hingad sisse ja välja hingates lükka ennast siit alla vaatavasse koera. Ja siis ise valid, tuletad meelde selg põgus pikk sirutatud ja kui jalalihased lubavad, lükkad kanda siit mati suunas. Sisse hingates tõstad kannad, välja hingates kõnni väikeste sammudega mati ette. Hingad sisse, too käed saatele, siruta selg. Välja hingates ette painutus. Hingad sisse, rahulikult rullid ennast üles. Too kokku kas peopesad või sõrmeotsad ja välja hingates tuled tagasi ette painutusse. Hingad sisse, too käed säärtele, siruta selg. Välja hingates toeta käed matile ja tuled astud siit toengusse. Me teeme päikse tervitus taha kokku, siis 9 ringi ja esimesel 3 ringil siis hoiame toengut. Natuke siit aktiveerid juba kõhulihaseid, tuharat, selga. Hoiad ennast siin tugevatel kätel või tood põlved mati peale. Et alati tee tunnis enda järgi. Hingad sisse, välja hingates põlved matile ja tuleb päris siia mati peale alla välja. Sisse hingates too õlad selja peal kokku, tuled siit beebikobra. Välja hingates tood varbad enda alla ja lükkad ennast siit alla vaatavasse koera. Hingad sisse, tõstad kannad, välja hingates tule astub paremast jalast mati ette. Hingad sisse, käed säärtel, siruta selg pikaks, välja hingates ette painutus. Hingad sisse, tõused. Välja hingates tuled ette. Hingad sisse, käed säärtel, pikk selg. Välja hingates ette painutus. Astud toengusse ja jääme jälle siia.
suru tuhad tugevaks, et sul siis tuhar on õlgadest allpool, aga samal ajal jälgid, et naba hoiad sees, et alaselg ei vajuks läbi ja proovid hoida seda ühtlast pikka hingamist. tule ükskord veel. hingad sisse, välja, hingates põlved matile ja tuled mati peale alla välja. hingad sisse, kui soovid, lükkad ennast siit koobra asendisse. välja hingates ka varvad enda alla ja lükkad ennast siit alla vaatavasse koera. hingad sisse, tõstad kannad välja, hingates astud vasakust jalast mati ette. hingad sisse, käed säärtel. välja hingates ettepainutus. hingad sisse, kasvad pikaks. ja välja hingates tuled ette. hingad sisse, käed säärtel, sirutad selja. välja hingates astud toengusse ja jääd siia. kolmas kord veel hoiad. näitad, lükkad ennast siit õlgade vahelt üles, et sa ei vaju ära siia alla, vaid lükkad ennast siit üles, nii et abaluud on selja peal avatud. ja käsi siin toetab ilusti luu vastu luud, et sa ei hoia siin ennast ainult lihastega, vaid ka luudega. hingad sisse, välja hingates põlved matile. kas tuled päris mati peale välja, võid jääda ka siia poole peale ja lükkad ennast siit üles vaatavasse koera. hingad sisse ja välja hingates tuled alla vaatavasse koera. järgmised 6 ringi me siis enam ei hoia ja natuke tõstame ka tempot. hingad sisse, tõstad kannad välja hingates, astud mati ette. hingad sisse, pikk selg ja välja hingates ettepainutus. hingad sisse, kasvad pikaks, avad südame. välja hingates tuled liigud ette. hingad sisse, käed säärtel, sirutad selja. välja hingates tuled, astud toengusse ja tuled alla. kui soovid, põlved mati pealt üleval pool toeng ja lükkad ennast siit otse üles vaatavasse koera. hingad sisse ja välja hingates alla vaatav koer. hingad sisse, tõstad kannad, välja hingates tuled, astud mati ette. hingad sisse, sirutad, välja hingates ettepainutus. hingad sisse, kasvad pikaks ja hingad välja. hingad sisse, käed säärtel, sirutad, välja hingates astud toengusse. sa võid alati jääda ka siia, sa ei pea tulema alla, eriti kui tunned, et võib-olla läheb kätele paljuks, siis võid alati püsida toengus, võid alati tulla ka siit alla vaatavasse koera. hingad sisse, tõstad ja kannad, välja hingates tuled, astud mati ette. hingad sisse, pikk selg, hingad välja, ettepainutus. hingad sisse, tõused ja hingad välja. hingad sisse, käed säärtel, sirutad, välja hingates astud toengusse ja võid jääda siia või tuled alla. Chaturaga, hingad sisse, üles vaatav koer ja hingad välja, alla vaatav koer. hingad sisse, tõstad kanna, välja hingates astud mati ette. hingad sisse, sirutad selja, välja hingates ettepainutus. hingad sisse, kasvad pikaks ja välja hingates liigud ette. hingad sisse, käed säärtel, pikk selg, välja hingates astud toengusse ja kui soovid, tuled alla. hingad sisse, üles vaatav koer, hingad välja, alla vaatav koer. sisse hingates nüüd, kui sa soovid, sa võid tulla hüppega, kui sa oled varem joogat teinud. või astud, hingad sisse, sirutad selja, välja hingates ettepainutus. hingad sisse, kasvad ja hingad välja. hingad sisse, käed säärtel, välja hingates käed mati, astud või hüppad toengusse. ja kui soovid, tuled alla. hingad sisse, üles vaatav koer ja hingad välja,
alla vaata koer. 2 ringi veel, hingad sisse, tõstad kannad välja, hingates leiad tee mati ette. Hingad sisse, pikk selg, välja hingates ettepainutus. Hingad sisse, kasvad pikaks ja hingad välja. Hingad sisse, sirutad, välja hingates, astud või hüppad toeng. Kui soovite käed alla. Hingad sisse, üles vaatav koer ja hingad välja, alla vaatav koer, viimane hing. Tubli oled, hingad sisse, tõstad kannad välja, hingates mati ette. Hingad sisse, pikk selg, hingad välja. Hingad sisse, kasvad pikaks veel natuke pikemaks ja hingad välja. Hingad sisse, sirutad, hingad välja, astud ja hüppad toeng ja chaturanga. Hingad sisse ja hingad välja ja jääme siia. Hinga nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Tule hingad nina kaudu sisse ja suu kaudu vaates välja. Nüüd 3. kord. Hingad nina kaudu sisse ja välja, hingates toob keel suust välja. Toeta põlved matile ja võid siin korraks tulla lapse asendisse. Too varbad võib-olla selja taga kokku, põlved on natuke avatud ja siit käed ees sirutatud ja siit korraks lõdvestad. Võib toetada otsa esise mati peale, võib-olla tahad liigutada natukene puuse küljelt küljele. Kui tundsid, et hingamine läks kiiremaks, siis leia siin üles uuesti selline mõnus rahulik hingamine. Lükk ennast väikselt tagasi põlvedele ja tavaliselt iga joogatunni lõpus on alati savasana ehk siis lõpulõdvestus. Kuna meil see tänane tund on nii lühike, selline pisike jupp, siis sa võid ise valida, kas sa tahad seda savasana praegu kaasa teha või siis näeme sinuga juba järgmises joogatunnis. Kui sa nüüd tuled koos minuga kaasa savasanasse, siis tule mati peale selili, võta jalad puusade laiuselt või natuke laiemalt. Jäta käed siit kehast natuke eemale, lase peopesadel tulla üles lae suunas. Ja lõdvesta kogu keha. Too tähelepanu oma hingamisele. Lasesid hingamine vabaks. Lased hingamisel lihtsalt voolata. Kui sa tunned, et sul sirutatud selga, sirutatud jalgadega tekib alaselga pinge, siis toeta jalad alla matile ja lase põlvedel omavahel kokku vajuda. Ja võib-olla tunned, kuidas pinge alaseljas väheneb. Võid tuua tähelepanu endas sisse, kuulata, tunnetada, mis su keha praegu sulle räägib. Kuidas su keha ennast praegu tunneb. Ja siis lihtsalt kuula. Ära anna endale hinnanguid, vaid aktsepteeri. Luba endale olla täpselt nii, nagu sa praegu oled siin sellel hetkel.
tulevad tagasi. Liiguta sõrmi, liiguta varbaid. Kui soovid, libista käed üle pea. Sirutad ennast pikaks, ringuta nagu ärgates. Võib-olla tundub mõnus tõmmata põlved kõhu peale, võtta kätega põlved ümbert kinni, ennast kallistada ja korraks kiigutada. Ärkad rahulikult omas tempos ja keha kuulates. Ja siis, kui oled valmis, rulli ennast korraks küljele ja käte abiga lükkad ennast tagasi istesse. Korraks siia mugavasse istmesse. Toeta käed põlvedele, too pöial ja nimetissõrm kokku. Hinga mõned korrad teadlikult sügavamalt sisse ja välja. Ole veel korraks hetkes. Siis sisse hingates too käed pea kohal kokku. Jäta peopesade vahele väike avajõlba hetkeks soojusel koguneda. Välja hingates lõdvestad õlad. Järgmise sisse hingamisega, kui soovid, veel korraks sirutad. Välja hingates too käed alla rinna juurde. Ja pane see käte vahele kogunenud soojus ja energia paika siia südame kõrvale keha keskpunkti. Too käed otsaisise juurde, toeta pöidlad kahe kulmu vahele. Ütle mõttes aitäh endale, et sa võtsid tänasel natuke aega ainult enda jaoks. Ja mina ütlen aitäh sulle. Hinga sisse ja välja hingates tee endale kummardus. Aitäh. Järgmises jooga jupikeses siis võtame ette päiksetervitus B-osa. Aga seda päiksetervitustaad sa võid teha igal hommikul, et saad endale valida taustaks meelepärase muusika või võib-olla meeldib sulle hoopis teha seda vaikuses. Samuti sa saad alati enda järgi valida, kui pikalt sa tahad teha sellise soojenduse ette või kui pikalt sa tahad olla peale kava siis savaasanas. Alati kuula oma keha ja näeme juba järgmisel korral.